tulemast vaatama portaali Meie Kirik, vestlussaadet Räägime kirikust. Mina olen Veiko Vihuri, portaali Meie Kirik peatoimetaja ja minu vestluskaaslaseks on taas hea kolleeg, samuti portaali Meie Kirik toimetuse liige Enn Auksmann. Tere, Enn! Tere Veiko ja tere vaatajad-kuulajad! Me räägime tänases saates kahel seonduval teemal, nimelt kristlase ja maise võimu või ka ilmaliku võimu vahekorrast ning kiriku autonoomiast ja vabadusest. Kristlasi nimetatakse tihtipeale kahe riigi kodanikeks. Ja sellel mõeldakse, et me oleme maise ja taevase riigi kodanikud. Seega on meil kristlastena justkui topeltkodakondsus. Ja see tähendab ka tegelikult topeltlojaalsust. Peaksime olema kuulekad maisele võimule, täitma ülemate korraldusi ja samas peaksime järgima ka Jumala seadusi ja olema kuulekad Jumala sõnale. Mulle meenub Jeesuse sõna mäejutluses, kus ta ütleb, keegi ei saa teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Kas need sõnad võiksid kehtida ka meie tänase teema puhul? Teame, et paljud riigid, maised riigid ei luba topeltkodakondsust, näiteks ka Eesti, ja seda selleks, et välistada topeltlojaalsust. Mida tähendab siis kristlase puhul see, et me peame järgima nii Jumala kui ilmaliku riigi seadusi ja mida teha siis, kui peaks tekkima konflikt nende vahel? Annan nüüd sõnajärje üle sulle, Enn. Mis sa arvad sellest? Kõigepealt nende Jeesuse sõnade üle mõeldes, mida sa tsiteerisid, ja ka teiste pühakirja sõnade üle mõeldes, see muutub aktuaalseks just nimelt siis, kui nende kahe riigi või kahe tahte või kahe seaduse, Jumala ja ilmaliku seaduse vahel tekib konflikt. Muidugi me ei peaks tegelikult lähtuma või eeldama, et see konflikt igal juhul tekib, sest et kui pühakiri ütleb, püha apostel Paulus näiteks ütleb, et ei ole meelevalda, mis ei oleks Jumalalt, siis see tähendab tegelikult mitte niivõrd seda, nagu seda tihtipeale tõlgendatakse, et tingimusetult tuleb igasugusele ilmalikule autoriteedile kuuletuda, sest kui tal on võim, siis on ta selle saanud Jumala käest, vaid seda tuleb mõista just nimelt ka selle ilmaliku võimu kandja vastutusena Jumala ees. Kui sa oled saanud oma meelevalla, oma võimu kellegi käest, kui keegi on selle sulle andnud, siis see tähendab, et seda meelevalda teostades sa pead eeskätt ise järgima selle tahet, selle seadusi, kes on sulle sinu meelevalla andnud. Ja kui me nüüd mõtleme selle nii-öelda kahe riigi õpetuse peale, nagu seda vahel ka nimetatakse, siis tõepoolest siin on nagu kaks tahku või kaks erinevat võimalust. Üks on see, kus on konflikt, kus on vastandus, kus on siis nii-öelda see osa maailmast, inimestest, inimühiskondadest, kes kuuletuvad Jumalale, kes on kristlased ja teisel pool on need, kes on jumalatud valitsejad. See on konflikti olukord ja tihtipeale kristlased peavad ka elama selles konflikti olukorras. Teine võimalus on aga see, et ka need, kellel on ilmalik meelevald, ehk siis valitsused ja võimud siin maa peal, on kristlased, nad lähtuvad Jumala seadusest ja sellisel juhul nad mõlemad tegelikult teostavad Jumala tahet või esindavad Jumala riiki siin maa peal. Üks siis kirik teeb seda selle meelevallaga, mille Jumal on andnud talle vaimulikus valdkonnas ehk Jumala sõnaga ja teine ilmalikud võimud teevad seda
siis nii nagu apostel Paulus ütleb, mõõgaga ehk oma imaliku autoriteeti tarvitades, aga mõlemad teenivad Jumalat. Nüüd, kui tegemist on konflikti olukorraga, siis ma arvan, et siin on üks väga lihtne reegel. See on see, mida apostlid ütlevad. Jumala sõna tuleb rohkem kuulata kui inimeste sõna. Ja see tähendab seda, et niipea kui inimeste tehtud seadused lähevad vastuollu Jumala seadustega, ei ole võimalik enam Jumala seaduseid ignoreerida, ei ole võimalik enam ilmalikele seadustele alluda. Kuidas see olukord igal üksikul juhtumil kujuneb, see on muidugi väga erinev, aga oma selle monoloogi lõpetuseks ma nüüd meenutaksin just ühte lugu või ühe märtri kannatuste kirjeldust, mida ma hiljuti lugesin. See oli 3. sajandil elanud püha Venantius. Ta oli tegelikult õige noor mees, 15-aastane, võiksime öelda lausa poisike, kes oma usukindlusega sai tegelikult väga paljudele ka teatavas mõttes proovikiviks, mõnedele siis päästeks, mõnedele hukatuseks. Kui sai teatavaks, et ta on kristlane, siis kutsuti ta välja, kutsuti ta Rooma kohtuvõimude ette ja ta kuuletus võimudele, ta oli lojaalne, ta oli sõnakuulelik, ta läks sinna aru andma, aga aru andes tunnistas ta Kristust ja keeldus allutamast ennast nõuetele Kristus salata. Ja selle oma kindlusega, oma meelekindlusega ja oma tunnistusega vihastas ta paljusid välja, aga paljusid veenis ka Kristuse poole pöörduma, nii et lõpptulemusena ühe märtri asemel suri neid palju, sest et näiteks nende sõdurite hulgas, kes olid määratud teda piinama, oli neid, kes pöördusid ja said kristlasteks, aga just nimelt selle ühelt poolt oma lojaalsusega selles, mis oli võimalik riigivõimudele ja samal ajal oma lojaalsusega Kristusele ta tõi pääsemisega paljudele teistele. Ma usun, et on lihtne olla olukorras, kus sinult nõutakse Kristuse salgamist või otseselt midagi oma usu vastast, selle korda saatmist. Siis on inimene väga mustvalge valiku ees ja muidugi eks sõltub tema enda julgusest ja tema enda usu tugevusest, tema küpsusest, millise valiku ta teeb. Aga nagu me teame, siis tegelikult on elus sageli need olukorrad hoopis keerulisemad ja eriti tänapäeval, kus me elame ilmalikus ühiskonnas, kus ei panda inimest enam sellise valiku ette, nagu võib-olla ristiusu algsajanditel Rooma impeeriumi päevil, kus kristlasi sunniti oma usust lahti ütlema, ohverdama keisri kuju ees või midagi muud taolist tegema. Meile öeldakse tänapäeval pigemini seda, et jaa, te võite olla kristlased, meil on usuvabadus ja te võite oma usku järgida täpselt, nagu teie süda teile seda ütleb, aga avalikus ruumis teistega koos olles oma töökohas või kusagil mujal te ei saa päriselt väljendada kõiki neid seisukohti ja mõtteid, millesse te usute, sellepärast, et need on teie privaatsed seisukohad. Ühesõnaga, ma viitan sellele olukorrale, et meie tänases ühiskonnas on usk kui selline tõrjutud välja avalikust sfäärist või vähemasti seda üritatakse teha. Usust ei taheta eriti rääkida koolis, kooliprogrammis, mäletame neid suuri vaidlusi usuõpetuse või õigupoolest mitte usuõpetuse, vaid religiooniõpetuse üle, millised hääled on tõusnud. Samuti võib olukord minna üsnagi kirikuvastaseks siis, kui näiteks mõni avaliku elu tegelane esitab kristlikke seisukohti, mis on tänapäeva moraalitunnetusega
liberaalses ühiskonnas sellega vastuolus. Et kuidas sellisel juhul sinu arvates peaks kristlane käituma? Kas ta peaks kõnelema ja tunnistama Kristusest, oma usust, ka siis, kui see tundub võib-olla mõnele pealetükkivana, pahandavana, või ta peaks pigemini hoidma ennast tagasi ja rääkima oma usu veendumustest ainult siis, kui tema käest küsitakse või kui ta näeb, et pinnas on selleks küps ja ette valmistatud. Mis sa arvad? Ma arvan kõigepealt seda, et nii nagu ma juba rõhutasin ühes, kuidas seda öelda, kui asjad oleksid nii, nagu nad peaksid olema. Näiteks pühakirja järgi ja ka luterliku kiriku usutunnistuskirjade järgi, siis oleks nii, et riigi juhid, riigi võimud oleksid eeskätt ikkagi kristlikud riigijuhid, kristlikud riigivõimud, kristlikud vürstid ja valitsejad, kes mõistavad oma ülesannet järgida Jumala tahet ja täita Jumala seadusi ja just seeläbi siis teostada seda Jumala käest saadud meelevalda. Mida ma sellega tahan öelda, et ütleme siis arusaam sellest, et inimeste usk, kristlik usk kuulub ainult mingisuguste privaatveendumuste või privaatharrastuste hulka, on tegelikult täielikus vastuolus selle arusaamaga, mis paistab meile vastu piibli vaata et igalt leheküljelt, et kõik on Jumala loodud ja kõik on Jumala käes ja kui keegi tahab tegelikult legitiimselt oma võimu teostada, siis peab ta seda tegema Jumala seadusest lähtuvalt. Aga nagu ma ütlesin, see on selline ideaalne pilt. Nüüd, kuidas iga üksik kristlane peaks käituma? Ma arvan, et üks reegel, mida tuleks alati kõiges järgida, on küsida enda käest ükskõik mida ette võttes, mis on minu eesmärk, mida ma tahan saavutada, mis on see tulemus, milleni ma tahan jõuda ja kõik vahendid valida sellele vastavalt. Mis tähendab seda, et kui minu eesmärk, minu peamine eesmärk on, nii nagu kristlik usk seda õpetab, pärida igavene hingeõndsus, Jumalat austades, armastades, teenides ja kummardades ja tema armust osa saades päästa oma hing ja jagada seda võimalikult paljude nendega, kes elavad minu ümber. Kui see on minu peamine keskne eesmärk, siis kõik vahendid, mida ma tarvitan, peaksid olema valitud sellele vastavalt. Ja siin tuleb kasutada tarkust, tuleb olla, kuidas Jeesus ütleb, kaval nagu madu ja vagur nagu tuvi. Ja see tähendab seda, et kogu meie elu peab andma tunnistust Kristusest nii sõnade kui tegudega või teinekord tegudega ja sõnadega, kui see järjekord on tähtis. Ja kuidas siis öelda, kui näiteks avalikus ruumis või kellegi töökohal, eks ole, tekib see küsimus, et mina olen kristlane, minu kõrval on inimesed, kes ei ole kristlased, ma tahan ka neile kuulutada seda imelist rõõmusõnumit, ma tahan, et ka nende hinged võiksid pääseda, et nad võiksid saada õndsaks, siis millised on need vahendid, mille abil ma selle tulemuse saavutan või sellele kõige lähemale jõuan. Teinekord võib olla vajalik lihtsalt võtta see inimene ja kõnelda talle Kristusest, tunnistada talle oma usku Kristusesse. Ja see võib selle inimese elu ja suhtumist muuta.
aga mõnikord võib olla ka nii, et me heidame, nii nagu Jeesus ütleb, pärleid sigade ette seda tehes. See tähendab, me peame valima mingisuguse teistsuguse tee. Ja üldiselt on niimoodi, et eelistatud teeks on olnud see, et inimene püüab anda oma eluga tunnistust ja see tähendab eeskätt seda, et ta täidab neid ülesandeid, mis talle on antud siin selles maailmas, olgu perekonnas, ühiskonnas, tööl, niivõrd hästi, niivõrd ustavalt, kui see on vähegi võimalik. Ja juba sellega peaks ta, muidugi jällegi see on niisugune ideaalne või idealistlik lähenemine, aga jääme hetkeks selle juurde, juba sellega peaks ta tekitama teistes inimestes nii-öelda uudishimu või küsimust, et huvitav, et see on nüüd üks inimene, kes on nagu haruldaselt ustav ja kelle elu on särav, kirgas eeskuju. Kahjuks me muidugi alati ei ole selle kõrgusel. Kuidas see niimoodi on? Miks see niimoodi on? Ja see peaks looma siis soodsa pinnase selleks, et ka juba oma sõnadega tunnistada oma usust Kristusesse. Ma püüan elada nii, sest et ma armastan Jumalat, ma olen tänulik temale ja ma katsun talle vastata ustavusega. Kas see toob esile teistes inimestes pöördumise ja usu vilja? Ütleme nii, et see ei olegi enam päriselt meie asi. Kuidas Paulus ütleb, et mina külvasin, Apollos kastis, Jumal on see, kes laseb vilja kasvada. Aga tulles nüüd tagasi selle põhiküsimuse juurde, kui tekib konflikt, kui tekib vastuolu, siis ma usun, et siin on tegelikult seesama asi. Ükskõik, mis on selle ühiskonna, isegi üldine norm, sina kristlasena elad vastavalt Jumala seadustele. Ja kui keegi su käest selle kohta aru küsib, siis sa annad talle aru, sa tunnistad oma usust Kristusesse. See on muidugi väga tore, et sa meenutasid seda Jeesuse sõna vagur kui tuvi. Mulle tundub, et me kristlastena siin Euroopas ja võib-olla eriti Eestis olemegi liiga vagurad. Ehk siis me tegelikult nagu pelgame oma usust rääkida, oma veendumuste ees seista, üldse kuulutada avalikult või siis ütleme sõprade ringis, töökollektiivis, et mina olen kristlane ja ma pean seda loomulikuks. Ja eriti kui mõelda nüüd viimaste aastakümnete peale, kus Euroopasse on tulnud päris suurel hulgal teisest kultuurist inimesi ja ma pean silmas just islami maid. Erinevates Euroopa riikides on tekkinud kiiresti kasvavad islami kogukonnad. Siis me näeme neid palvetamas tänavatel ja kahtlemata on tegemist mitte ainult religioosse kombe või kohuse täitmisega, vaid see on ka jõudemonstratsioon. Näete, me oleme siin, me teeme seda, kus on teie usk, eurooplased, kas teie ka niimoodi palvetate. Ja siis nendega võrreldes ennast peamegi tõdema, et meil ei ole sellist kristlastena, ma mõtlen sellist julgust või tahtmist tulla oma usuga tänavale. Jah, me teeme seda võib-olla suurel reedel, kui Tallinnas ja mõnedes teistes suuremates linnades on need ristitee protsessioonid või ka mingil muul ajal. Aga kindlasti, kui me võrdleme kristlaste käitumist Euroopas moslemite käitumisega, siis mulle tundub, et me kristlastena vähemasti valdavas osas, kindlasti ei kehti see kõigi kohta, aga valdavas osas oleme nagu leppinud selle olukorraga, milles me juba mitu sajandit elame, kus kristlus ongi avalikust elust üha rohkem ja rohkem välja tõrjutud, kus tegelikult ühiskonnas kehtivad ilmalikud väärtused ja me näeme, kuidas nüüd on tulnud sisse teine religioon, mis tundub palju elujõulisem ja palju tugevam ja mis seal salata, paljudele noortele ka isegi atraktiivsem, mille vastu tuntakse huvi ja mis on nagu selles mõttes
võib-olla hoopis missiooni võimelisem kui see ära kodustatud ja jalaga nurka lükatud ristiusk. Mulle tuleb meelde üks pilt, õigupoolest ma ei näinud seda ise pealt, aga mulle räägiti, see oli rohkem kui 10 aastat tagasi Tartu Ülikoolis, kus professor Laats luges luterliku õppetooli juures luterlikku teoloogiat ja väidetavalt siis tema loengutes väga palju huvilisi ei olnud, kellele see luterlik teoloogia siin Eestis üldse huvi pakub. Ja samal ajal siis toimusid islamit tutvustavad loengud, kas nüüd täpselt samal ajal, aga ütleme sellel ajaperioodil, mis olid siis alati täissaalile, sest väga paljud ka ilmalikud inimesed, üliõpilased ja teised tundsid selle vastu huvi. Aga millegipärast ei ole meie kristlastena suutnud sellisel moel oma usust tunnistada ja kaasinimestest huvi äratada. Mis sa sellest arvad? Ma arvan, et kõigepealt muidugi väga suur osa selles, mida sa kirjeldasid, on uudishimul, aga mitte ainult. Nii et mulle meenus selle peale, kuidas meie ammune dogmaatikaprofessor Elmar Salumaa armastas ikka ütelda, et liikumised tulevad ja lähevad, aga Kristuse kirik jääb, mis on tõde, aga millega meil ei maksa ennast ka liigselt lohutada, sellepärast et tegelikult me ju teame või vähemalt me ise arvame, me usume niimoodi, et kristlik usk ja teoloogia on küll midagi niisugust, mis võiks olla paelu absoluutselt kõikidele inimestele ka lihtsalt uudishimu mõttes. Nii et ma arvan, et probleemid on sügavamal ja probleemid on ilmselt väga mitmetahulised. Üks on see, millest me tegelikult põgusalt kõnelesime ka eelmises saates ja millest me oleme rääkinud päris palju. See on see, mida Dietrich Bonhoeffer on nimetanud odavaks armuks. See on mõtteviis, mis on levinud väga paljude kristlaste hulgas ja mis rajaneb õigupoolest ju väga õigel arusaamal, et me saame õndsaks, me saame oma patud andeks, me pärime igavese elu anni Jumala armu läbi Jumala armu kingitusena, aga selle juures tõepoolest unustatakse ära, et see arm, see armu kingitus ei ole odav, see ei ole tasuta, sest selle eest on makstud kõige kallimat hinda Jumala poja risti ohvri läbi, aga selle eest, et see sõnum Kristuses, sellest selgest puhtast armust jõuaks meieni ka tänapäeval 21. sajandil, on andnud oma elu loendamatu hulk märtreid läbi aegade. Ja see tähendab seda, et see niisugune usuline leigus, mis püüab ennast ka teoloogiliselt põhjendada just nimelt selle puhta selge armuõpetusega, on äärmiselt isekas ja omakasu püüdlik, sellepärast et kui meie võtame seda kui midagi nii-öelda odavat, midagi, mille eest ei ole vaja maksta, me teame, et me ei saa õndsaks saamise eest maksta, aga siiski samal ajal see arm on kallis, nii nagu ma ütlesin. Kui me arvame, et see ei maksa midagi, et see ongi niisugune, kuidas öelda, selline uina-muina asi, et lõppude lõpuks me ju kõik saame ikkagi kuidagi õndsaks, sest Jumal armastab meid, siis sellega me tegelikult, kuidas öelda, tekitame niisuguse absurdse olukorra, et tekib küsimus, et aga mille eest siis Kristus üldse suri, kui kõik on niikuinii korras. Mille eest need märtrid on kannatanud ja surnud.
ja kui me püüame olla realistid, siis me peame endale ütlema, et isegi kui meil on seda võib-olla raske mõista, siis need asjad ei saa olla päris nii, need asjad ei saa olla päris niisama lihtsad. Järelikult ka meie peame olema valmis andma tunnistust. Ja tulles nüüd tagasi sinu võrdluse juurde islamiga, siis ma usun, et see, mis annab islamiusulistele jõudu oma usust sellisel viisil tunnistust anda, on ühelt poolt muidugi nende peale pandud kohustus täita teatud eeskirju. Näiteks seesama 5 korda päevas palvetamine. Teiselt poolt aga väga selge arusaam sellest, millest me alustasime, et on olemas siis Jumala maailm ja jumalatu maailm ja nende ülesanne, nende kohustus, kuigi nende usk on ekslik, nii nagu me kristlastena teame, nemad mõistavad, et nende või arvavad, et nende kohustus on seda Jumala maailma siis kasvatada, laiendada, seda levitada. Ja kui meie kristlastena seda ei tee, siis see on häbiväärne ja see on tegelikult meie, kui mitte usu, siis vähemalt kutsumuse salgamine, sest nagu öeldud, meie kutsumus on see, et mitte ainult mina ise ei saa õndsaks, vaid et minu abil, minu kuulutuse läbi võiksid ka teised minu ümber saada selle võimaluse. Nii et siin ei ole öelda midagi õigustuseks. Ma arvan, et nii kirik oma vaimulike kaudu, oma leeriõpetuse kaudu, kui ka üksikud kristlased ise on jätnud väga palju tegemata või on siis nii-öelda praktikas salanud seda, mida nad teoorias võib-olla ehk õigeks peavad. Võib-olla ongi probleem selles, et me oleme kristlastena jaatades oma usu kõiki punkte, lugedes pühapäeviti usutunnistust ja püüdes käituda kristlastena, oleme samal ajal omaks võtnud selle ilmaliku ühiskonna mingisuguse üldise hoiaku ja see on see, mis on meid kuidagi seesmiselt laostanud või kui isegi mitte laostanud, kui see on liiga tugev väljend, siis on selle soola muutnud läägeks, kui kasutada Jeesuse sõnu. Nii et küllap meil on ka väga palju põhjust endasse vaadata, mitte ainult üksikisikutena, vaid ka kogudustena, ka kohalike kirikutena, et kas me oleme tegelikult teinud kõik endast oleneva selleks, et kuulutada Kristust, et elada oma usu kohaselt ja et järgida neid põhimõtteid, mille me oleme omaks tunnistanud. Aga ma tuleksin nüüd hea meelega meie saate teise teema juurde, mis otseselt haakub sellega, mida oleme siiani rääkinud. Ja sa juba mainisid tegelikult meie usu tuuma, lunastust Jeesuses Kristuses. Meie saate teiseks teemaks on kirik ja maine riik. Ja ma täpsustan, et see maine riik võib olla nii religioosne, nagu oli keskajal, näiteks Püha Rooma riik, mis oli katoliiklik riik. Aga see maine riik võib olla ka sekulaarne või ilmalik riik, nagu seda on tänapäeval suurem osa maailma riikidest. Ja tahaksimegi nüüd vaadelda mõlema lähtealuseid, nii kiriku lähtealuseid kui ka selle maise ja eriti just ilmaliku riigi lähtealuseid. Nimelt kirik näeb endas Jumala poolt asutatud institutsiooni, mis ei ole ainult osa sellest maisest maailmast, vaid mis tegelikult ulatub teispoolsusesse. Ja kiriku peamine ülesanne siin maa peal, et me seda ära ei unustaks ja endale teadvustaksime, maine
kiriku peamine ülesanne selles maises maailmas on vahendada Jeesuses Kristuses antud päästet. See, mida sa just enne nimetasid. Aga kui me paneme siia kõrvale nüüd ilmaliku riigi suhtumise kirikusse, siis me näeme, et ilmaliku riigi jaoks ei aktualiseeru üldse see dimensioon kiriku puhul. Ilmalik riik lähtub pigemini sekulaarsest kodanikuvabaduste või kodanikuõiguste ja isikuvabaduste ideest ja nimelt konkreetselt usu- ja ühinemisvabaduse ideest. Nii et kui ilmalik riik mõtleb kirikus, siis tema jaoks on tegemist pigemini usuühendusega, täpsemalt kodanikuühendusega, kus siis kodanikud saavad oma ühinemisvabadust teostades rahuldada usulisi vajadusi, nii nagu seda nõukogude ajal ka võrdlemisi piltlikult öeldi. Ja mulle tundub, et tänapäeva maailmas, nii nagu üksikute kristlastena, oleme ka tegelikult kirikutena sattunud konflikti, kus mitte ainult see ilmalik ühiskond, mitteusklikud inimesed, vaid ka tegelikult ilmalik riigi võim ei taha aru saada sellest, mis on kiriku kõige peamine missioon, mis on kiriku olemus, vaid ta suhtubki kirikusse kui mingisugusesse tavalisse kodanikuühendusse ja selle tõttu meile sageli tundub, et kirikut ei peeta üldse oluliseks, vaid temaga suheldakse hädapäraselt nii palju, kui see parasjagu vajalik on. Sina oled nüüd mõnda aega olnud, töötanud, elanud Ameerika Ühendriikides, Californias. Kuidas Ameerikas riik suhtub usuühendustesse ja kas Ameerikas on kuidagi see hoiak kirikutesse teistsugune kui Euroopas ja Eestis? Siin on, tegelikult see on väga, väga huvitav temaatika, sellepärast, et siin on tegemist teatava paradoksiga, ma ütleksin. Kui me võrdleme Ameerika Ühendriike ja Eestit, siis esiteks Ameerika Ühendriikides on väga selge põhimõte, mida ka Eestis vahel nimetatakse, aga mis Eestis ei ole põhiseaduses kirjas, ja nimelt, et kirik ja riik on teineteisest lahutatud. Eesti põhiseadus seda ei ütle, see oli küll minu mäletamist mööda kirjas Eesti NSV konstitutsioonis. Ja praktikas tegelikult tähendab see seda, et sellised asjad, mis Eestis vähemalt mõnel pool on täiesti enesestmõistetavad, nagu näiteks, ütleme, mina räägin kas või Pärnu kogemuse põhjal, kui on advendi aja algus, siis tulevad kokku suured rahvahulgad ja tuleb kohalik kirikuõpetaja, tuleb linnapea ja üheskoos süüdatakse advendi küünal ja on suur kontsert ja mida kõike muud. Või kui on mingid muud pühad, jõulude ajal, kirikuõpetaja käib koolides kõnelemas või koolid tulevad ja teevad oma jõuluaktuseid või jõulukontserte kirikus. Pärnus näiteks oli isegi mõnede koolide ava- või lõpuaktus kirikus, selline tava oli kujunenud. Kirikuõpetaja käis lasteaedades või mingites muudes sellistes, ütleme siis, avalikes asutustes. Ameerikas see võimalik ei oleks, kuna seda mõistetaks koheselt selle kiriku ja riigi lahutatuse põhimõtte rikkumisena. Aga teisest küljest, miks ma ütlen, et see on selline paradoksaalne, siis selline üldine mõtteviis või suhtumine või kuidas öelda, põhimõtteline arusaam erineb ühes asjas väga-väga oluliselt ja siinkohal ma ütleksin tõsiselt Ameerika kasuks. Ja nimelt, kui sa ütlesid, et näiteks Eestis ja Euroopas riigivõimud käsitlevad kirikut ühena,
ükskõik millistest ühendustest või organisatsioonidest ja näevad kiriku väärtust eeskätt selles, et kirik pakub mingisuguseid nii-öelda sotsiaalseid teenuseid, siis Ameerikas, kuigi ma arvan, et Ameerika kirikud tegelikult pakuvad ka neid nii-öelda sotsiaalseid või ühiskondlikke teenuseid isegi tunduvalt rohkem kui ükskõik kus mujal maailmas ja ameeriklased üldiselt ka üksikisikutena on äärmiselt suured annetajad. Näiteks Ameerikas väga palju neid asju, mis Euroopas makstakse kinni maksumaksjate poolt, toimub annetuste varal, siis ütleme selline üldine suhtumine nii riigivõimude kui kohalike võimude poolt kirikusse on tegelikult selline, et siis riik vastutab nii-öelda selle maise valdkonna eest ja ei sekku ega püüa kuidagi nii-öelda usurpeerida seda valdkonda, mis ei kuulu tema pädevusse, ega teha ka otsuseid selles osas. Ütleme nii, et Euroopas ja Eestis suurel määral on selline, kuidas öelda, üldine riiklik mõtteviis on tegelikult äärmiselt materialistlik ja ateistlik. On olemas ainult see, mida me saame silmaga näha ja käega katsuda. Ja need kirikud ja kogudused ja usklikud inimesed, nad võivad ju seal koos käia ja oma harrastust viljeleda. Aga see nagu ei ole midagi sellist, kuidas öelda, tõsiselt võetavat. Ja see tähendab, et tegelikult, kuigi see ei ole kuskil kirjas, aga de facto on riik võtnud endale ka otsustamise selle üle, mis siis on päris ja mis ei ole, mis on reaalselt olemas ja mida ei ole. Ameerikas, mulle tundub, on see mõtteviis, nagu ma ütlesin, selline, et riigivõimud, kohalikud võimud, maised võimud ütlevad, et meie tegeleme selle maailma, selle valdkonnaga ja teie tegelete ja tegelegegi selle teise valdkonnaga, mis nii-öelda meie pädevusse ei kuulu, meie meelevallale ei allu. Ja nagu ma ütlesin, see kõneleb väga tõsiselt Ameerika kasuks, nii et siin ma ütleksin üldine suhtumine sellesse, millega kirik või kirikud tegelevad, on kuidas öelda, märksa positiivsem ja märksa sümpaatsem kui see mõtteviis, mis on valdav, nagu mulle tundub, Eestis või Euroopas. Kuigi ma toon ühe näite ja neid näiteid on palju ka minu isiklikus kogemuses, aga lihtsalt üks näide mulle tuli meelde. Ma olen käinud mitu korda või korduvalt külastamas, ma mõtlen Eestis olles, koguduse liikmeid, kes on erinevatel põhjustel sattunud näiteks psühhiaatria haiglasse. Ja ma mäletan ühte korda, kui ma olin Tallinnas psühhiaatria haiglas, külastasin ühte inimest, kes oli teataval põhjusel sinna sattunud ja pärast seda külastust tuli selle osakonna juhataja, üks väga meeldiv naisterahvas, minu juurde ja küsis, et kas te võiksite tulla korraks minu kabinetti. No ma mõtlesin, et mis ma nüüd tema käest siis kuulen. Ja see, mis ma tema käest kuulsin, oli see, et ta tänas mind südamest peaaegu pisar silmil ja ütles, et küll on hea, et te siia tulite, sest teate, meie saame teha ainult nii palju, meie saame anda inimestele mingisuguseid ravimeid või mitte ravimeid õigupoolest, vaid mingeid rohtusid, mis kuidagi pärsivad seda nende probleemi. Meie ei saa neid aidata, aga võib-olla teie saate neid aidata. Nii et inimeste mõtteviisis tegelikult siiski on olemas nagu see arusaam või tunnetus, et on see maailm siin, aga peale selle on veel see nii-öelda nähtamatu maailm. Nagu ma ütlesin, Ameerikas see väljendub minu meelest ka sellisel riiklikul ja poliitilisel tasandil suhtumises, Eestis või Euroopas laiemalt paraku vist mitte nii väga. See on muidugi väga huvitav, mis sa Ameerika kohta just praegu rääkisid ja tuletab mulle meelde ühte hiljuti loetud raamatut, mis rääkis religioonist demokraatias ja seal just võrreldi seda USA lähenemist
usuküsimustele ja religioonile Euroopa omaga. Kui nii võtta, siis nii Ameerika Ühendriigid kui ka Euroopas esimene selline revolutsiooni läbi teinud riik, Prantsusmaa, mõlemad on sündinud revolutsiooni tulemusena. Ameerika Ühendriigid lõid siis lahku Suurbritanniast ja kuulutasid välja ilmaliku riigi ja natuke aega hiljem, mõned aastad hiljem tegi seda sama Prantsusmaa, lüües siis minema vana režiimi, vana korra ja kehtestades ilmaliku riigi. Nii et nagu see ajalooline taust on neil mõlemal üsna sarnane, aga see, kuidas nad reguleerisid religiooni küsimused oma lähenemises, on huvitavalt erinev. Ameerika kohta siis on öeldud, et Ameerika lahutas riigist konfessioonid, aga ta on endiselt a nation under God ehk siis rahvas või riik Jumala all. Prantsusmaa lahutas riigist religiooni ja seda just seetõttu, et seal oli katoliku kiriku valdav ülekaal. Nad pidid radikaalselt lahutama üldse religiooni võimu, mis tähendas seda, et tekkis selline võrdlemisi sõjakas, võitlev sekulaarne riik. Hiljem me nägime sarnast mudelit Nõukogude Liidu puhul ja vanemad meie hulgast veel mäletavad päris hästi Nõukogude aega ja suhtumist religiooni. Aga selle tõttu mulle tundubki, et Euroopa on läinud võib-olla natukene sellist totalitaarsemat või totaalsemat teed. Et kui USA's piirduti konfessioonide lahutamisega riigivõimust, lastes samas kõigil nendel konfessioonidel vabalt tegutseda ja hoides seda lahutatust ka riigivõimu poolt piinliku täpsusega, nagu sa kirjeldasid, siis Euroopas on see ilmalik riik võtnud endale pähe, et ta võib sekkuda kirikute või usuühenduste siseasjadesse. Eks see on riigiti erinev, sest Euroopas on ju palju riike ja traditsioonid ja ajalooline taust on erinev, aga kui me mõtleme näiteks sellele, kuidas umbes 10 aastat tagasi, võib-olla isegi natuke vähem, Taani parlament otsustas, et Taani riigikirik peab hakkama laulatama samasoolisi paare. See ei olnud kiriku enda otsus, see oli parlamendi otsus, ehk siis ilmaliku võimu otsus, kuigi seal on kirik ja riik seotud riigikiriku kontseptsiooni läbi. Või samasugust survet kirikule me näeme Rootsis, osaliselt ka Soomes ja küllap ka mitmetes teistes riikides, mis siis nagu kinnitab seda, et Euroopas on riik ja kirik kummalisel kombel endiselt rohkem seotud kui näiteks Ameerika Ühendriikides, ainult et kui keskajal või ka varauusajal riigivõim aktsepteeris kiriku suveräänsust, kiriku vabadust, siis tänapäeval vastupidi, ilmalik riik üritab ennast kiriku arvelt kehtestada ja ta üritab ka kirikule peale suruda neid samu sekulaarseid väärtusi, mis lahknevad tegelikult kristlikest väärtustest ja moraalinormidest. Eks seda on muidugi ka Ameerikas üritatud teha näiteks seeläbi, et ka siin, kui mitte küll seaduse abil, sest see ei olnud võimalik, vaid ülemkohtu otsuse või pretsedendi varal nii-öelda kehtestati igal pool üle terve maa see nõndanimetatud samasooliste abielu sõlmimise õigus või jah, ütleme õigus, siis seda mõisteti teataval määral ka kohustusena nende jaoks, kes neid abielusid sõlmivad. Nii et on kostnud ka hääli, et võtta näiteks vaimulikelt, kes sellega ei nõustu, nende kirikute puhul siis, mis ei nõustu sellega, mis ei ole valmis seda tegema, õigus sõlmida või registreerida ametlikult abielu, nii et sellisel määral on jah püütud kuidagi ka sekkuda, tõsi küll on
Ameerika on selline advokaatide ja kohtuprotsesside maa, on ka vastupidiseid näiteid, kus inimesed on võitnud kohalikke võime sellistes olukordades kohtuvaidluste tulemusena. Nii et teatavas mõttes selline pinge on olemas, aga jah, ma arvan, et üks oluline põhimõtteline erinevus on selles, kas me käsitleme seda usuvabadust või religioonivabadust nii-öelda negatiivsena või positiivsena. See tähendab seda, et siis ütleme nii, et see negatiivne arusaam religioonivabadusest tähendab siis põhimõtteliselt seda, et ütleme, keskne tõlgendus on siis selline, et ei riik ise ega ka keegi teine ei tohi kellelegi ühtegi usku peale suruda, mis iseenesest on väga hea ja väga õige, aga see on ka enam-vähem kõik. Mis puutub seda nii-öelda positiivset arusaama religioonivabadusest, siis see tegelikult rajaneb juba, ütleme, kas või antiikfilosoofial ja ka Püha Aquino Toomase arusaamal sellest, mis on üldine hüve. Üldise hüve juurde kuulub kahtlemata, vähemalt meie kristlaste arvates, ka õndsaks saamine ja riigi võimude kohustus on töötada oma jõuga võimalust mööda kaasa selle üldise hüve hoidmiseks ja saavutamiseks, mis tähendab siis seda, et positiivne arusaamine religioonivabadusest sisaldab endas ka riigivõimude või kohalike võimude kohustust teha kõik endast olenev, et tema kodanikud, kes on usklikud, saaksid oma usku, oma religiooni praktiseerida. Ja ma võin tuua niisuguse näite jällegi Ameerikast, mida ma ei ole oma silmaga näinud, kuna California on natuke teistsugune kui mõned muud osariigid, kus kristlaste osakaal on suurem. Üks minu sõber, kes elas vahepeal mitu aastat Ameerikas ja õppis, tema rääkis, et selles linnas, kus tema elas, käis pühapäeval umbes 80% inimestest jumalateenistusel erinevates kirikutes. Ma ei tea, kui suur see linn oli, aga ta pidi olema piisavalt suur, sellepärast et ta ütles, et see pühapäeva hommikune või ennelõunane kirikus käimise aeg oli kõige tihedama liiklusega aeg, nii et igal pühapäeval oli politsei väljas, mitte selleks, et inimesi takistada või trahvida, vaid selleks, et liiklust reguleerida. See tähendab seda, et kohalikud võimud leidsid, et see on nende kohustus teha kõik, mis neist sõltub selleks, et inimesed saaksid realiseerida oma usuvabadust. Ja see on muidugi midagi sellist, mida vist Eestis väga sageli ei kohta. No ma arvan, et Eestis sõltub see kohalikest omavalitsustest päris palju, kui mõistvalt nad suhtuvad oma territooriumil olevate koguduste tegevusse ja tegelikult võib öelda, et on päris häid ja mõistlikke näiteid sellega, kuidas näiteks aidatakse liiklusvahendiga, et siis antakse valla poolt buss, millega inimesi kirikusse tuuakse, kusagil aidatakse kogudusi mingite rahaliste toetuste läbi, nagu näiteks Saaremaa vallas viimastel aastatel on tehtud, mis võib-olla Ameerikas oleks selles mõttes mõeldamatu, et see oleks nagu riigi ja kiriku lahutatuse põhimõtte rikkumine. Ja seda küll, aga ma ütlen, et siin on just küsimus selles, ja ma tean, et Eestis on neid näiteid, aga küsimus ongi just selles, et kas need inimesed, ütleme sealt kohaliku omavalitsuse poolt, kas nad teevad seda selleks, et nii-öelda võimaldada teatud huvigrupile oma harrastuse viljelemist või nad teevad seda selleks, et nii-öelda aidata omalt poolt kaasa inimeste hinge õndsusele. Et ma arvan, et siin on nagu see selline mõtteviisi küsimus ja kui ma tulen tegelikult tagasi päris saate algusesse, siis sa küsisid näiteks ka poliitikute või võimuesindajate kohta, et kuidas nemad saaksid oma usust tunnistust anda või mida nemad peaksid tegema.
ma arvan, et üks väga lihtne asi, mida nad saaksid teha, kui üks minister on kristlane, siis kui selle ministri käest küsitakse mitmesuguseid küsimusi, kui tal on selleks võimalus, siis ta võiks muu hulgas ka ütelda tõesti, ka sõnadega tunnistust anda ja öelda, et ma püüan täita oma kohustusi võimalikult hästi, nii hästi, kui ma suudan, muu hulgas ka sellepärast, et ma usun, et see meelevald, mis mul on mulle antud Jumala poolt, mitte selleks, et sellega kiidelda, vaid see on antud mulle kohustusena ja ma püüan seda teha nii hästi kui võimalik, sellepärast, et ma armastan Jumalat. No ma ei tea, kui palju meie ministreid oleks võimelised või valmis midagi sellist ütlema, aga ma tean küll, et näiteks üks Soome poliitik, kellel vist praegugi on tõsiseid probleeme, Soome endine siseminister küll julges seda väga korduvalt teha, võib-olla sellepärast tal ongi nüüd probleeme. No ma arvan, et siin sõltubki kõik sellest, mitte ainult sellest ajaloolisest taustast, vaid kristlase enda sisemisest julgusest ja vabadusest. Kas ta on valmis tunnistama Kristusest? Kas ta on valmis kuulutama sellest, mis on tema jaoks oluline ja mida ta tahaks jagada terve ühiskonnaga. Aga võib-olla nüüd saadet kokku tõmmates arutaks veel lühidalt kiriku vabaduse teema üle. Mõnda aega tagasi ma osalesin ühes teises saates, see oli raadiosaade ja rääkisime samuti kiriku ja riigi vahekorrast, eriti just mõeldes viimaste sajandite arengule Euroopas. Ja sain pärast saadet sellist tagasisidet, et mina ja minu vestluskaaslane olime seal rõhutanud kiriku ülimuslikkust ilmaliku võimu ees. Et selline mulje oli kuulajal jäänud. Tegelikult me midagi niisugust seal saates ei rääkinud ja ei taha ka seda praegu teha, aga küll tuleks minu meelest lahti seletada see, mis on kiriku autonoomia või mis on kiriku suveräänsus, kui me sellest räägime. Et minu arvates on tegemist sellega, et kirik näebki ennast Jumala poolt asutatud kogudusena, institutsioonina, võiks öelda, kellele on tehtud ülesandeks kuulutada Kristust, päästet, mis on Jeesuses Kristuses, kuulutada sõna, jagada sakramente. Ja kui me räägime kiriku autonoomiast või suveräänsusest, siis see ei seisne mitte selles, et kirikul peaks olema mingisugune võim käskida ilmalikke võime või maist võimu teha seda või toda, vaid kirikule peab olema tagatud vabadus teha seda, milleks ta on kutsutud. Ja siingi avaldub tegelikult see koostöö ilmaliku võimuga, millest ka sina rääkisid. Nimelt, et ilmalik võim ei sekkuks kiriku vabadusse käituda Jumala poolt antud ülesande kohaselt, vaid võimalust mööda aitaks sellele kaasa või vähemasti seisaks heatahtlikuna kõrval, kui ta ei tunne endal olevat kohustust ühte või teist religiooni toetada. Kui riigis kehtib, ütleme siis, usuvabadus või kehtib põhiseadus, mis ütleb, et igaühel on õigus siis omada usulisi veendumusi ja neid vabalt praktiseerida ja on ka teised seadused muidugi, näiteks kuidas seda nimetatakse, kirikute ja koguduste seadus on vist Eestis olemas. Või midagi selle taolist, mille alusel on ka siis kristlikud kirikud registreeritud ehk neile on antud selles riigis legaalne tegutsemise õigus. Jätame kõrvale need olukorrad, kus kirik on põranda all hetkeks, siis see tähendab seda, et kui riigi võim tunnustab seda kirikut sellisena, nagu ta on
siis iseenesest on juba põhiseaduse vastane see, kui ta püüab hakata kuidagi ette kirjutama, mismoodi siis kirik iseennast mõistab ja sellest enese mõistmisest tulenevalt tegutseb, milliseid vahendeid, milliseid töövorme ta tarvitab. Nii et rääkides kiriku vabadusest, siis ega mul ei ole mitte midagi sellele juurde lisada, mida sa ütlesid. See vabadus tegelikult tähendab ühtlasi või õigemini see on üks-üheselt sama kiriku kutsumusega või vastutusega, kohustustega siin maailmas, milleks on kirik olemas. Kirik on olemas ainult selleks, et inimesed võiksid saada osa Jumala päästvast armust sõna ja sakramentide abil ja see on enesestmõistetavalt ainult kiriku asi otsustada, kuidas ta neid vahendeid tarvitab ja mida ta teeb. Ma saan aru, et see temaatika on praegu tõusnud ka seoses nende piirangutega, mis on kehtestatud muuhulgas ka kirikutele, avalike jumalateenistuste puhul ja nii edasi. Aga kui ma nüüd natukene, võib-olla ma eksin, aga kui ma siit eemalt vaadates võrdlen natukene seda, mismoodi kirikud või vähemalt Eesti luterlik kirik on nendele korraldustele reageerinud või neid tõlgendanud ja neid järginud ja võrdlen seda sellega, mismoodi seda on tehtud mõnedes muudes kirikutes, kas või näiteks Ameerikas, kas või siinses katoliku kirikus või Inglismaa anglikaani kirikus, siis mulle tundub, et Eesti kirik, ma pean silmas Eesti luterlikku kirikut, vähemalt teiste kohta ma nii palju ei tea, on käitunud ju ikkagi väga, väga kiriklikult ja väga mõistlikult. See tähendab, et sakramentide toimetamine, nii Jumala sõna kuulutamine kui sakramentide toimetamine on läbi kogu selle aja jätkunud, on teatud reeglid, mida on püütud siis järgida selleks, et see oleks vastavuses ka nende üldiste hügieeninõuetega, aga kirik on olnud kogu aeg, mulle tundub, nii vaimulike kui juhtkonna tasandil ikkagi sellisel seisukohal, et keegi ei saa meile öelda, kas me tohime või me ei tohi jagada inimestele sakramente ja ma tean, et kui siin kerkis küsimus sellest, kas taastada ka avalike jumalateenistuste pidamine, siis kiriku poolsed mu meelest väga leebed seisukohavõtud tekitasid mõnedes poliitikutes ka väga suurt pahameelt. Nii et tahtmatult sattuti isegi konflikti. Ja ma arvan ka, et Eestis tegelikult mitte ainult kirik, vaid ka riik selles koroona pandeemias on käitunud üsna mõistlikult. Ka riigivõim on tegelikult hoidunud liiga järskudest ja liiga karmidest meetmetest, mida me nägime võib-olla Kreekas, Itaalias, kuuldavasti ka Prantsusmaal, Hispaanias. Ma täpselt ei tunne sealset olukorda. Meil on üritatud siiski sellise talupoja mõistusega asja võtta. Ja selles suhtes mul tegelikult väga suuri etteheiteid ei olegi. Võib-olla me oleksime kirikuna ise pidanud rohkem tundma seadust, sest tegelikult nagu nüüd tagantjärgi välja tuleb, meil oli olemas kogu aeg õigus pidada mitte avalikke jumalateenistusi, vaid jumalateenistusi oma koguduse liikmetele. Me seda ei kasutanud. Võib-olla oli see hea, et me tahtmatult oleksime võib-olla muidu kaasa aidanud nakkuse suuremale levikule, ma ei oska öelda, aga alati tasub endale selgeks teha ka õiguslik olukord, nii nagu maineriik selle on oma seaduste ja eeskirjadega sätestanud. Ja kui lugeda korrakaitseseadust ja vaadelda erinevaid paragrahve, mis räägivad avalikest koosolekutest, avalikest sündmustest,
ja mõelda kiriku jumalateenistusele, mis on suunatud ainult koguduse enda liikmetele, siis me tegelikult näeme, kuidas need ei olnudki keelatud eriolukorras. Aga see nüüd on tagantjärgi tarkus, sest eriolukord on Eestis vähemasti selleks korraks lõppenud. Küllap analüüsida ka kiriku ja riigi suhteid üldisemal tasandil. See analüüsi tegemine seisab meil veel ees, aga võib-olla võtakski nüüd saate kokku selliste tagasivaatavate mõtetega, et mulle tundub, et oluline on meie enda sisemine vabadus ja sisemine julgus oma usu ees seista. See on tegelikult nii triviaalne, nii tavapärasena kõlav, aga seda vabadust ja sisemist julgust me peaksime endas leidma igal päeval, igas olukorras, nii üksikute kristlastena kui ka kirikutena ja mitte jätma endast muljet, et me laseme ennast kõrvale lükata või et me oleme huvitatud sellisest võlts heast läbisaamisest, mis tegelikult on selline silmakirjalik oma kasu või millelegi muule suunatud, vaid et me nii kristlaste kui kirikutena seisaksime tõesti oma usu peamiste väärtuste eest. Ja ma tahan lisada lihtsalt nii palju, et kui me ei saa ka alati oodata nii-öelda teistelt inimestelt tunnustust selles osas, et me kirikuna ja kristlastena nii-öelda vastutame ühe valdkonna eest, mille üle või mille suhtes teistel näiteks riigivõimudel puudub pädevus, siis me ise ei tohiks seda kunagi unustada. Ja me ei peaks hakkama, kirik ei peaks hakkama ise ennast mõistma nii-öelda ühena paljudest konkurentidest mingisugusel sotsiaalteenuste või meelelahutuse turul, vaid me peaksime, me teame ju seda tegelikult, aga me peaksime seda endale üha teadvustama, et meie vastutus on midagi muud ja seda, mida meie teeme, mis on meie kätte antud, ei saa teha mitte keegi teine. Meie kätte, kiriku kätte on antud Jumala sõna kuulutamine ja sakramentide jagamine ja kui meie seda ei tee, siis jääbki see tegemata ja see ei ole midagi niisugust, mida oleks nii-öelda liiga vähe, vaid see tegelikult on see, mis ongi kõige suurem ja kõige tähtsam, mis viimselt ainsana loeb, nii et mitte kunagi ei peaks me muu hulgas ka hakkama arvama, et me oleme nii väiksed ja nii tähtsusetud, sellepärast et meie kätte on usaldatud see tõeline kallihinnaline pärl või see põllusse peidetud aare, mida ei ole mitte kellelgi teisel. Nende sõnadega võtame tänase saate kokku. Soovin sulle, hea kolleeg, head päeva ja samuti kohtume taas kõigi vaatajatega. Kohtumiseni.